Lendamine on olnud inimestel üsna kättesaamuta asi, kuid viimase 100 aasta jooksul on ka taevas lõpuks vallutatud. Lennunduse esiisade jälgedes on loodud väga palju erinevaid lahendusi kõrgustes liuglemiseks. Tere! Mina olen Eerik Mänd Ahhaast ja selles blogipostituses ehitame me paberist lennuki. Aga mitte tavalise paberist lennuki, vaid siin Raadil lennuvälja angaaris ehitame me suure paberist lennuki. Tulge minuga ka! Selleks, et voltida ühte eriti suurt lennukit, on meil vaja suurt paberit. Meil aga nii suurt lehte ei leidunud. Seega võtsime kasutusele suure ja raske rulli paberit, mille saime trükikojast ülejäägina. Meisterdamisele oleme appi kutsunud ka meie truud Ahhaa vabatahtlikud, sest üksi sellist lennukit teha on keeruline. Umbes 10 ruutmeetri suurusest paberist on tänu osavatele näppudele saanud uhke lennuvahend, mis tuleb koheselt ka proovile panna. Kuna meie lennumasinal ei ole mootoreid ega muud varustust, et õhku tõusta nagu tavaline lennuk, siis peame leidma kõrgema koha, kust me oma lendu alustada saaksime. Õnneks on meie angaari vahetus läheduses Eesti Rahva Muuseumi hoone, mille katuselt oleme saanud loa oma lennuki lendu paisata. Siin Ahhaa 1-0, alustame õhkutõusu. Ahhaa 1-0, siin lennutorn, võite alustada õhkutõusu. Kui me ehitame paberlennuki suuremaks, jääb paber liiga nõrgaks. Lennuki kaal suureneb kiiremini kui tema mõõtmed ning tänu sellele peaksime kasutama palju tugevamaid ja kergemaid materjale, et lennuk jääks jäigaks ja lennuvõimeliseks. Kaugjuhitavate modellennukite ehitamisel kasutatakse näiteks vahtplastikut, mida on kerge lõigata ja kokku liimida ning mis annab piisavalt jäikust, olles ise aga kerge. Paberlennuk lendab sellepärast, et tal tekib tiival tõstejõud ja tõstejõud tekib sellepärast, et õhuvoolu kiirus tiiva peal on suurem kui tiiva all. Ma näitan teda paberlehe näitel. Kui me puhume kumerat poolt, kus tekib suurem õhukiirus, siis näete, kohe tõstejõud tekib. Meie Lennuakadeemia teadusosakonna arenduse tulemusena töötasime välja optimaalsema kujuga paberlennuki, mis lendab märksa paremini kui teravanineline lennuk. See lennuk on nüüd kahjuks surnud. Mis siis valesti läks? Tundub, et meie lennuk oli lihtsalt liiga raske ja vajus oma raskusel lihtsalt kokku. Väiksemad lennukid aga olid kergemad ja tänu sellele lendasid ka natukene kaugemale. Kui te arvate, et teie olete võimelised parema lennuki või suurema lennuki ehitamiseks, siis loomulikult proovige järgi ja näidake meile ka, miks teie tulemus on. Mina olen Eerik ja aitäh teile!